investor Toomase ja SEB investeerimisklubi lavalt ka, nii et astuge päeva jooksul ka sealt läbi. Nii, aga lähme siis kohe tempokalt. Investoritena me kõik teame seda, et vigadest me ei saa üle ega ümber. Me erineme ainult, ütleme, kahjumisummade ja võib-olla vigade korduste arvu poolest. Et võib-olla alustame siis kohe sellega, et Martin, millised vead oled sina ära teinud ja kui palju oled sina raha kaotanud? Wow, numbriliselt kohe siis või? Miks mitte? See on huvitav küsimus selles suhtes, et ma arvan, et tänased vead on mul suhteliselt vähe huvitavad, sest nagu võib-olla sa kaotad rohkem raha, aga see impact sinu ellu on väiksem, sest sa ei võta riski mingi 100% oma portfellis. Aga ma arvan, et ma alustasin niimoodi, et ma ei tea, kui paljudel on võib-olla sama kogemusena, et ma olin ülikoolis, läksin tööle, töötasin Hansapangas sel hetkel ja siis vaatasin kõik mingid treiderid on igal pool, väga põnev on, lugesin raamatuid, kuidas mingid Goldmanid asjad teevad ägedaid asju, mingid kvantinvesteeringud toimuvad igal pool ja siis ma tahtsin ka olla nagu väga suur treider ja väga tubli sellel alal, see tundus põnev. Ja siis ma hakkasin nagu paberi peal asju tegema, kõik mängis välja ilusti. Ja siis ma võtsin oma raha, mul oli mingi, ma ei tea, 3000 eurot võib-olla või midagi sihukest umbes. Ja päris kiiresti see oli nagu nulli. Et nagu hakkad treidima ja nagu kõik läheb hästi ja siis võtad julgemalt natuke, võtad riski ja siis saad aru, et sa oled nagu ülikoolis, et sul enam raha ei ole. Et see käis päris kiiresti, käis see litakas ära. Ma arvan, mis ma nagu õppisin sellest oli see, et ma tegelikult läksin õigesse kohta. Ma hakkasin investeerima asjadesse, mis mind huvitavad. Ma nagu eluaeg investeerin tehnoloogiasse, ehitanud tehnoloogiat, see on asi, mis ma nagu arvan, et ma saan aru. Ja see toimis mulle. Aga tuleb välja, et kui sa nagu üritad mõelda tunniajase timeframe'iga, siis tehnoloogias asjad nii kiiresti ei juhtu, et tegelikult asjad, ma arvan, et kuhu ma investeerisin, need õiged. Aga need asjad on nagu mingi aastase timeframe'iga, et kui ma lõpuks nagu maha rahunesin ja sain nagu elukontrolli alla, siis ma sain aru, et tegelikult see raha kasvab päris kiiresti ja nagu päris korraliku nagu tootluse saime seal. See on nagu huvitav, et ma eile vaatasin statistikat meie klientide hulgas ja kui sa võtad vanuseklassid, siis vanusega kasvab su tootlus. Ja see kasvab, nagu ma arvan, saa sõnu suupanna inimestele, aga ma arvan, et see kasvab sellepärast, et alguses on hästi aktiivsed inimesed, siis nad natuke rahunevad maha ja võib-olla hakkavad nagu rahulikumalt ja pikemaid investeeringuid tegema. Aga tootlus kukub, kui see 55+ grupi võtad, siis tootlus kukub. Miks nii? Tegelikult on hästi praktiline väljend sellele, et 55+ inimesed võib-olla ei kauple üksikaktsiatega, isegi võib-olla ETF-idega rohkem nagu raha tuleb fondid, intress ja sükane nagu rahajõu säilitamine, mitte siis nii-öelda võib-olla meeletu riski võtmine ja selle tootluse nagu tekitamine, et see on nagu huvitav vaadata. Ma tean, Sander, et sina oled päris palju ka ETF-i usku, aga ikka te tahaks sinu kõige vingemat viga teada saada. Ja, ma ka, ütleme, töötasin kunagi börsimaaklerina, et siis tegelikult see ei olnud üldse hea koht, kus nagu oma tootluse mõttes töötades sa kogu aeg nägid, mida kliendid tegid ja siis tahtsid ka sipsima hakata seal nagu kaasa minna ja ma arvan, et nii nagu Martin välja tõi, et nagu aeg on ka minu jaoks nagu olnud üks selline kriteerium, et ma olen liiga vara välja tulnud mingitest asjadest, et kus on nagu see tootlus tegemata jäänud, aga võib-olla kui konkreetsest näitest rääkida, siis kunagi pärast koroonat või koroona ajal oli Finnair raha kaasamas ja siis mõtlesin, et see on nagu hea koht, kuhu raha panna, et inimesed hakkavad uuesti lennukiga lendama ja elu on lill, aga siis mul töö mõttes ei ole nagu väga palju aega ise nagu aktsiaturge jälgida ka, et just nagu enda portfelli ja siis ma kuidagi unustasin selle positsiooni ära, ta vahepeal oli seal ilusti plussis ja siis mingi hetk tuli siis Vene-Ukraina sõda peale, mis tähendas, et Finnair üle Venemaa enam lennata ei saanud ja põhimõtteliselt tänaseks on seal vist umbes 600 euri punases, aga see ei ole midagi hullu kogu portfelli vaadates, sest nii nagu Martin, et ma olen samamoodi hajutanud, kogu varades mõttes on see nagu kadub väike osa, aga lihtsalt võib-olla nagu realiseerimata kasumine siis ikkagi jookseb veel edasi. Darius, räägi ka mõni selline õppetund, mida keegi teine veel siiamaani ei ole kuulnud. Ja, et ma mõtlen, et mingid suuredest avantüüridest ei osalenud, et laenu ei võtnud või lühikeseks ei müünud S&P, aga võib-olla minu selline nagu kõige suurem õppetund oleks saamata kasumit. 2019 mul oli väga hea plaan, kunagi pärast just korrektsiooni
2018, kui te mäletate, et turud langesid kolinal. Põhimõtteliselt sama muster nagu tänagi. President Donald Trump, Hiinaga kaubandussõja, Fed tõstis intressid. Ma mõtlesin, see on suurepärane moment. Otsisin just mingid pilvetehnoloogia või kiibitootjad aktsiad, et ostsin Nvidiat. 40 aktsiat, et praegu see oli enne splitti, siis kui sa paned kokku need 2 splitti, vist oli 1600 aktsiat, põhimõtteliselt täna väärtus see oleks. Aga kiirustasin 1,5 aasta, ootasin, hind tõusis 3 korda, ma olen rahul sellega, müüsin ära. Ja kokkuvõttes nüüd, kui vaadata, et see on kõige suurema kapitalisatsiooniga USA ettevõte, siis on täiesti nagu kurb vaadata, et põhimõtteliselt väga suur kaotus. Aga nojah, jälle meie tore ilm. Aga teeme koos saaliga ühe väikse sellise võimlemisharjutuse. Mina ütlen teile ühe varaklassi ja te tõstate kõik üles käed siis, kui te vastate küsimusele, et kas te pigem ostaksite seda või mitte. Et kõigepealt ma pakuks teile välja Tesla. Kes ostaks täna Teslat? Teie ei taha keegi Teslat osta? Müüsin kõik Tesla maa selle hetkel, kui ta Twitteri ära. Ühesõnaga, Musk on teid kõiki ära ehmatanud või siis teil on temast kõrini. Teiseks pakuks Tallinkit. Kes ostaks Tallinkit praegu? Te võite ka käsi tõsta. No ikka mõned käed on. Teate, ma võin teile rahulikult öelda, et te võite rahulikult kas tõsta või mitte tõsta. Paavo Nõgenen teise lava peal, ta niikuinii ei näe. Et nii, aga Bitcoini? Teie? Nii, nüüd on käsi palju rohkem. Vinge. Aga Eesti kinnisvara? Ossa. Darius, sa ei tahagi kinnisvara osta Eestis? Mul on olemas, mul palju ei ole vaja. No viimaseks pakuks Nasdaq 100 ETF-i. Kes ostaks täna? No kõik tahate osta, jah, aga Lev Tolgatšov müüs ära ju. Miks teie ostate? Okei. No nii, rahvas on rääkinud, aga lähme nüüd nende mustrite juurde tegelikult, mida teie nagu oma töös kõige rohkem näete. Darius, sul on selline laialdane kogemus isegi üle Balti. Et mis need on need eestlaste sellised edukamad käitumismustrid? Oskad sa välja tuua? Jaa, et ma arvan, et Eestis on kindlasti, kui ma võrdlen Leedu Lätiga, mul kohe näen selliseid mustrid, et suur usk aktsiatesse, et just nagu üksikaktsiad siis, jah? Üksikaktsiad ikkagi. Aga ma arvan, et just see võib-olla investeerimis kuidagi kultuur või pigem nagu oskused need, et kuidas riskid hajutada mingil määral, et mitte nagu hoida mingid üksikud aktsiad, suured positsioonid. Et ma arvan, see ongi need sellised mustrid head. Sander, LHV on nüüd, ütleme, võib-olla ikkagi see maakler, keda me kõik väga paljud oleme kasutanud ja pikalt nagu Eesti investoritele võimalust pakkunud, et milliseid, kas on selliseid hetki olnud, kus te nagu sisemiselt ka mõtled, appi, miks nad kõik seda sama jama ühel ajal teevad? No ma arvan, et see 100. diil oli nende jaoks, kes siis alustasid investeerimist enne seda, kui pensionireform tehti, ehk siis nad ostsid Balti turu aktsiaid, sest millal olid 2 kõige parema käibega päeva Balti turul. Mis te arvate? Siis kui pensioniraha välja tuli, reede ja esmaspäev, et minu meelest neid rekordeid vähemalt siin nagu nüüd ei ole üle löödud, et põhimõtteliselt kõik, kes ostsid siis enne, tegid eludiili ja kõik, kes siis ostsid nendel päevadel, no nüüd päris paljudest aktsiatest on, päris paljud aktsiad ei ole veel nagu tagasi jõudnud sinna isegi, et mida siis põhiliselt osteti, et siis oli küll selgelt näha sellist nagu buumi ilminguid, et kõik jooksid nagu väga tugevalt ühte kohta nagu kokku. Aga jah, ja siis võib-olla teised asjad, kui enne seda oli siis selline GME hullus, et
et mida siis ka osteti väga tugevalt ja noh, see tõi ühelt poolt nagu oli see hea, siis see tõi turule uusi investoreid, aga võib-olla jah, sellisest nagu momentumist või sellisest suurest rallist nagu osasaamine ei pruukinud kõigi jaoks nagu hästi lõppeda. Martin, teil on nüüd Lightyeariga selline 3-aastane kogemus ja näete, kuidas Eesti investorid toimetavad, et on mõni selline muster jälle, kus te mõtlete, et noh, et teoorias küll jooksevad praegu need investorid lati alt läbi, et nad ei ole vist neid põhialuseid omandanud. Ma üritasin seda nagu Eesti käitumist välja tõmmata ja vaadata, mis toimub. Ma arvan, paar asja, mis on huvitavad Eestis. Ma nüüd ei tea, kas need on hea või halb, et nagu aeg näitab. Et hästi palju üritatakse seda nuga püüda. Et kui sa ikkagi näed, et nagu mingi stuff tuleb välja, et mingi jama on, siis ikka hästi palju ostetakse järgmistel päeval. Kui käib see crash ära, siis mõeldakse, et okei, ülemüüdid kindlasti läheb. Täna ütlen, et täna on Eestis siiamaani edukad olnud sellega, aga turud on tugevad, turud on nagu üles läinud. Et selles suhtes ei ole nagu suurt crash'i, sa ei ole seda jama enda kätte jäänud. Et see on üks asi. Teine, mis on nagu huvitav nagu spektrum on see, et ma ei tea, palju teist Rheinmetalli aktsiaid omavad, et võite ka rahulikult käed tõsta. Mõned käed ikka on. Üllatavalt vähe asjalt öeldes, sest nagu meeletult populaarne aktsia praegu ja see on aktsia, mis on nagu sellest huvitav, et nad sisuliselt toodavad, see on Tesla sarnase P-Ratio'ga aktsia, mis on nagu mega growth aktsia, meeletult populaarne ja umbes aastaga tagasi kõik teadnud midagi sellest. Ja nüüd nagu meeletu raha on sisse läinud, märtsis oli meeletu buum, aga ikkagi on see nagu see huvi on seal nagu päris tugev veel taga. Et kas see on nagu hea või halb, aga mis on selge, et inimesed võtavad päris palju riski. Et see ei ole niimoodi, et ma panen nagu 5% sinna sisse, ma panen ikkagi 50% oma portfellist nagu Rheinmetalli Saksamaal, et see on nagu noh, jällegi täna võib-olla oleme päris nagu heas kohas, on palju raha teinud, aga see on siuke, võib-olla hoiataks natuke inimesi mõtlema selle koha pealt. Et ühesõnaga kukkuvad noad ei ole kõige parem püüdmiskoht. No see on siuke, ikka ohtlik, et sellega võid raha teenida, kui kõvasti õiget saada. On veel midagi põnevat silma jäänud? Sest teil kindlasti toimub action kogu aeg. Jaa, hästi palju toimub. Mis on huvitav asi, statistika, average statistika, ma ei tea nagu lõpuks, kas mida see näitab, aga mis on nagu huvitav, naised on paremad investorid kui mehed. Loomulikult! Napil, aga veidi paremad. Miks sa nüüd ära rikkusid selle? Ei, sest minu arust see on väga äge nagu insight, mis nagu tuli välja sellest. Mis me veel vaatasime on see, et keskmine investor tegelikult ei võida indeksit. Et kui sa vaatad kõik kauplemised, erinevad mingid loogikad siin taga, siis me jõuame ikkagi nagu sinna, et nagu see keskmine investor on kas umbes sarnases kohas või jääb alla indeksile. Et noh, euro on nagu veidras kohas on, et euro indeksid me ikkagi võidame veel täna. Kõik, kes on nagu tehnoloogia inimesed, hästi palju tehnoloogia usku inimesed, need ka nagu pigem on nagu päris tugevas positsioonis, aga ikkagi need indeksi inimesed on nagu tugevad ja nagu pigem võitjad, et need nagu dollar cost average siin kõik, veidras raamat ja tarkus ikkagi nagu toimib. Aga Darius, kui teie vaatate nüüd oma pangas ringi, siin Trump tweetib iga päev peaaegu, et midagi põnevat ja selliseid emotsioone ja uudiseid kogu aeg tuleb, et sealt nagu, kuidas siis investorid käituvad? Mida nad teevad? Jaa, et ma mõtlen, et ma vaatan, et liiga palju võib-olla täiesti jälgitakse, mis seal toimub sotsiaalmeedias ja lihtsalt puhtalt emotsionaalselt nagu teevad selliseid tehinguid, et muidugi see võib olla kogemustega juba tuleb see oskus natukene filtreerida ka, et mis sa loed ja mis need kvaliteetsed allikad, kus tuginedes sa võid mõned otsused teha. Aga siiski me näeme küll, et kui näiteks mingit Twitteris või X-platvormis keegi tuleb suurepärase mõttega ja lihtsalt nagu aututab seda sama teemat, et ikkagi nooremad investorid ikka proovivad neid igasuguseid mingit raketti püüda. Ja minu hinnangul tundub, et see on liiga riskantne ja siukene nagu mõttetu tegevus. Et pigem ikkagi soov on jääkindlen oma plaanile, mõtle välja strateegia, kes sa oled, kas sa oled dividendi investor, kas sa oled kasvu investor
ja siis toimetab. Et selles mõttes ainult nagu lugedes kuskil pealkirju või isegi vaadates sinu sõbra investeerimisportfellit, see võib-olla tõesti ei sobi sulle kõik variantid. Et siis tee ikkagi, mõtle välja, mis sulle nagu sobib ja ikkagi tee kodutööd ise. Kas LHV-s on ka selliseid paanikamüüke või selliseid emotsioonimüüke täitsa lainetena näha olnud? Meil pigem ei ole isegi, ma ütleks, Kuidas nii? et meil sellist nagu müükide mõttes kindlasti, et täna lihtsalt võib-olla see üldine majandusolukord on selline, et võetakse natuke raha võib-olla investeeringutest välja, aga sellist nagu turukorrektsiooni ajal nagu pigem ma arvan, et see nagu Eesti rahatarkus ju tegelikult alles nagu on kasvutrendis ja kasvab, et siis tegelikult ikkagi enamus meie kliente pigem on neid ära kasutanud, et ostmas olnud just, et ei ole sellist nagu paanikas väljumist. Et küll me oleme saanud võib-olla, kes on hästi hiljuti alustanud ja saab kohe, või näeb kohe punast oma portfellis, et siis tekib küll küsimusi, et mis nüüd saab, et ma nüüd pidin investeerima, et raha pidi kasvama, aga ei ole kasvanud, et on kahanenud, et me selliseid kõnesid ikka saame aeg-ajalt, aga sellist, ma ütleks, et nagu massilist paanikamüüki küll Eestis näha ei ole. Ma loodan, et vähemalt kohtusse ei ole teid kaevatud, et pidi tulema tulu, aga ei tulnud. Siiamaani ei ole kuulda olnud, jah. Aga prooviks nüüd niimoodi, et ma loeks mõned väited ette ja ma tahaks, et te kõik kolm, kas siis näiteks, kui te arvate, et see on viga, siis te noogutate aktiivselt, eks ju, kõik kolm. Investor müüb fondi ja kui see langeb 10%, siis ta ostab midagi muud, mis parasjagu tõuseb. On see viga? Oleneb, mis fond see on. No kuidas nii siis? Sest sul võib ju olla, isegi ju, mis siin kõige populaarsemad on, SP500, Nasdaq, et isegi need ju ei lähe sirgjooneliselt üles, need ikkagi aeg-ajalt teevad väikse korrektsiooni. Et see, et sul nagu väike korrektsioon on, aga pikas plaanis on see nagu tees õige, see ei tähenda, et sa peaks kohe nagu hobuseid vahetama. Okei, rääkisid ära. Aga kui investor investeerib ainult USA tehnoloogiasektorisse, sest see on tulevik, jääte nõusse? Või on viga, ei ole viga? Seal võiks ka ju samamoodi hajutada tegelikult. Et mitte nagu võib-olla kõike mune ühte korvi panna. See on huvitav küsimus tegelikult, et mis siis tähendab, et kui sa oled tehnoloogia usku inimene, siis kuhu sa investeerid? Et nagu, kes on siis ägedad Euroopa tehnoloogia ettevõtted? SAP või? Et nagu, sorry, aga nagu kõige edukam ettevõte võib olla, aga nagu päris nagu viga ei ole nagu äge. Et mõtleks, kust tuleb tehnoloogia, kus on mingid AI lahendused, kus saad täna AI-sse investeerida, et kuhu sa siis nagu paned. Et USA suured tehnoloogiafirmad on täna väga unikaalne võimalus investeerida uude tehnoloogiasse. Et jaa, et nagu, kui sul on nagu, kui sa valmis seda nagu väga pikaajalist riski võtma, anna minna. Aga nagu tulles tagasi selle juurde, et nagu, mis on su riskid aastataluvused, kus tahad nagu olla kindel, et sa oled nagu diversified ja hajutatud ja nagu kindlasti profitable, siis nagu, ma ei tea, World Indexi nagu unusta ära kõik. Mina isiklikult olen võib-olla pigem kaldus USA tehnoloogia maailma poole, sest ma näen, et seal päriselt juhtuvad asjad. Ja see mõtlemine USA on nii radikaalselt teine. See on ulme, et ma just siin see aasta käisin USA ja Euroopa vahet ja nagu rääkides venture capitali ja igasuguse sükeste tegelastega. Ja siis eurooplased on süüksed, et kuidas sa optimeeriksid, kuidas sa nagu Eestis natukene paremaks seda teed, või USA inimesele, aga kuidas sa nagu 20 triljonit raha Euroopast selle platvormil saad, et see nagu maailmavaade on väga erinev, see on minu väga äge. Aga võtame järgmise väite, püüame sellest vihmast kuidagi ikka üle saada. Investor ostab krüptot ainult sellepärast, et kõik teised ka ju ostavad ja saavad ratsarikkaks. Krüpto on täiesti teistmoodi instrument. Kui me vaatame enda platvormil, siis igast asju ostetakse, müüakse, krüptot ainult ostetakse. See on nagu veider, et nagu käitub hoopis teistmoodi. Kuld on ka midagi sarnast, et pigem ei müüda, vaid nagu ostetakse. Et niisugune osakaal mingis portfellis, mida üritatakse säilitada ja teiseks on see, et krüpto osakaal on tõusnud viimase 2 aastaga 10% 20-25% peale
inimesed, kes omab krüptot enda portfellis. Et see on päris niisugune nagu suur muutus on toimunud, et selgelt turg liigub sinnapoole, et see peab olema seal. Darius, sinul ei ole krüptoga mingit suhet? Mulle, on olemas. On olemas. Tegelikult mina ei võrdle näiteks Bitcoin ja krüpto, mul on täiesti, need on erinevad maailmad. Tegelikult kunagi aastal 2017 olen proovinud, ma olen investeerinud Bitcoini. Aga mis ma tahtsin öelda, et krüptovaraga mina täiesti kõigile soovitan olla väga ettevaatlik, eriti praegu, mis turul toimub, kui ilmuvad need noteeritud börsil ettevõtted, kes põhimõtteliselt, mida need teevad tegevus on, kaasavad investorite raha ja ostavad siis need krüptovarad. Et minu meelest just see nagu sektor on kuuma õhku täis ja siin on väga ohtlik tegelikult olukord, et sellised investeeringud näha. Meil on väga väljakutsuv ülesanne sellest kõigest üle rääkida. Aga ma võtaks ikkagi veel ühe väite, et investor ostab Balti börsi aktsiaid ainult kevadel. Mine sätt. Dividendi aktsiaid. Kas te kuulete üldse midagi või? No kes võib-olla tulete lähemale, siis võib-olla järsku me jõuame üle rääkida. Nii, aga teie kuulsite? Ühesõnaga, mina püüaks väita, et kui investor ostab Balti börsi dividendi aktsiaid ainult kevadel, kas see on viga või mitte? Dividendi aktsiad Balti börsil kevadel. aga miks ta muul ajal ei osta? Kui tal makstakse preemiat kevadel, siis võib-olla on loogiline. Okei, nii, aga kui... ma võin ka sügavalt sisse püüa, võib-olla ka veel isiklikult kõvemat häält teha. Et mida te arvate sellest, kui investor peatab maksed langusajal mõttega, et ootan, millal ta kasvama hakkab? Ei kuulnud? Jah, ma ei tea, kas mind on kuulda? Ei, et küsimus oli, et kui investor peatab maksed languse ajal, et ma arvan, et kui tal on õige vara valitud sinna, näiteks mõni suur indeks, mis siis pikas plaanis ikkagi suudab tootlust teha, siis ütleme, et ta ajastab sellega turgu ja ma arvan, et kui lollikindlam variant on mitte peatada makseid, vaid minna nendega edasi, sest kui hind langeb, sa saad sama raha eest rohkem ja eks seal võib proovida muidugi seda ajastada, et languse põhjas tagasi osta, aga see ei pruugi alati õnnestuda, et mina pigem soovitaks jätkata ostmist. Ja see läheb dollar cost averaging'i vastu suhteliselt, et miks sa ei osta odavamalt, kui sa oled teist peab paika. Meil on kusjuures päris huvitav, et kui ma vaatan raha liikumist süsteemis, siis mis juhtub, et see, et kuu alguse palgapäev, kõik raha kütetakse MMF-idesse ja siis tiksutatakse aktsiaturgu ja nüüd ongi väga selge, et kui mingi 1,5 aastat tagasi oli raha ainult MMF-ides, hoiti intressi, siis täna selgelt läheb sinna ja siis üle kuu pannakse see ETF-idesse. ETF-ide osakaal on radikaalselt kasvanud viimase paari aastaga. Inimestel usk on väga tugevalt tagasi. Ja ma arvan, et see on väga loogiline, et see tegelikult panebki nii tõusu languse oma indeksisse raha ära. Aga kui nüüd väita seda, et investeerimine ja võtame AI kõrvale, et kas see on viga või võimalus? AI-ga investeerimine? Jah. Suur võimalus. Olete nõus? Ja. Darius, miks see on võimalus? Ma arvan, uued tehnoloogiad, selles mõttes me näeme juba, siin on väga suuri potentsiaale, et mõned ettevõtted juba need tehisintellekti mudelid rakendavad ja kasutavad oma äriprotsessidesse. Et ma arvan, et see kindlasti suur potentsiaal, sest et kõik protsessid saab efektiivsustada, paremad teenuseid pakkuda ja siin on muidugi ainult küsimus on vaja valida neid ettevõtted, kuhu sa investeerid, sest tegelikult need tehisintellekti suured tegijad on ikkagi mitte börsil noteeritud ettevõtted. Kas ma võin ühe näite tuua siia, et meil on üks hästi palju investeerime AI-sse praegu ja see on tegelikult erinevatel ühed, mis sa näed ja teine, mida sa ei näe.
Miks ma väidan, et AI muudab radikaalselt, kuidas maailmas asjad käivad, on see, et meil on hästi palju teenusepakkujaid. Erinevad mingi, kes teevad KYC-d, mingi inimeste kontroll, hästi palju sellist inimtööd ja asju. Ja on tihtipeale hästi halvad üle Euroopa. Ja siis meil paar kutti võtsid kokku ja ehitasid umbes 6 ajaga meie teenuse, mis on 10 korda parem, võtab 5 korda vähem inimressurssi, peab 5 korda vähem inimesi värbama ja tasuta, päris mitte, sa pead ikkagi mingid AI kulud ja mingid asjad on seal sees. Meil on nüüd teenus, mis vahetas välja ettevõtte, kes on väga suur industrial teenus, üle maailma pakub asja ja me suutsime selle ehitada 6 ajaga ise ja teha 10 korda paremini. Et see on lihtsalt üks näide, kui sa nüüd mõtled selle peale, et enamus maailma ettevõtted ei ole hakanud AI-d kasutama. Et kui palju see annab efektiivsust, sul loomulikult tahad, et sul oleks asjad kiiremad, odavamad ja nii edasi ja hästi palju maailm liigub selle peale. Ja sealt hakkab tekkima nagu olukord, kus inimesed väga tahavad osa saada nendele mudelitele, ettevõtetele, kes oskavad seda kasutada ja nii edasi ja see raha liigub sinna väga selgelt. Ma arvan, et see investori seisukohalt ka on, et kui te tegelikult valite või te otsite järgmist investeeringut, et täna need mudelid on juba nii head, et ta aitab teil päris palju sellist nagu musta tööd ära teha. Eks te lõpuks peate ikkagi nagu ise selle nagu otsuseni jõudma, et ta ei ole mingisugune võluvits, et ta ei anna seda nagu võib-olla mingit uut kasvuraketti, aga ta aitab nagu teil kuidagi selekteerida ja nagu päris palju sellist nagu analüütiku tööd nagu palju kiiremini ära teha. Lasin vist džinni pudelist välja sellest AI-st, ma kujutan ette, et Martin räägiks pikalt laialt, aga ma tahaks kõigi teie käest kuulda ühte sellist mõtet selle kohta, et kui nüüd oleks teie võimuses muuta mingit Eesti investorite seas levinud harjumust, siis mis see oleks? Siukest halba harjumust loomulikult. Arvutame Darius sinust. Ja, hea küsimus. Nagu ma võib-olla varem mainisin seda, et tõesti endale nagu truu, et mõtle välja, mis on sinu nagu eesmärgid, mis on sinu plaan, kui kiiresti sa tahad sinna jõuda ja kõige tähtsam on ju investeerimisstrateegia, sest et praegu on tihti, sa näed, et noored alustavad pigem nagu otsivad lihtsaid neid vihjeid, kus mida osta. Tegelikult on vaja välja töötada oma strateegiat ja regulaarselt pidevalt seda investeerimist nagu teha. Sain õieti aru, et sinu idee oleks see, et inimesed hakkaksid näiteks kirja panema oma mõtteid. Muideks see mõte kõlas ka sealt kõrvalt lavalt meie YOLO investoritelt, et pane asjad kirja ja mõtle välja. Nii et väga tore, et te ühtemoodi mõtlete. Sander, mis sina välja juuriks? Minul oleks tegelikult natuke sarnaselt Dariusele, aga mitte Eesti investoritele, vaid Eesti valitsustele ja olenevat erakondlikust koosseisust, et ärge teise samba makseid peatage siis, kui turupõhi on. Ärge üldse peatage, et laske edasi julgelt, et minu meelest siis just see on see koht, kus tegelikult peaks nagu laenu võtma ja rohkem sinna panustama. Ma arvan, et see annab kõige suurema mõju Eesti rahva finantstervisele. Martin, mis sina välja juuriks halbadest harjumustest? Baasasjad on nagu lihtsad, ma arvan, et kõik inimesed siin teavad, et dollar cost average'iniga asjad, aga mis on, ma arvan, et täna Eesti ja ka Euroopa kõige suurem probleem on see, et me inimesed ei investeeri. Nagu, sorry, aga nagu meil on siin väga unikaalne olukord. Ma pole üheski riigis näinud, et mingid inimesed läheks metsa rääkima investeerimist. Kõik teame seda nagu. Aga enamus eestlased ei investeeri. Et jätkuvalt ma käin ringi, igapäevaselt on mingid tüübid tulevad, ma nüüd hakkan nagu mõtlema selle peale, ma olen nagu väga involved selles maailmas. Et meil on unikaalne võimalus võtta see kõik inimesed, ütles, et igaüks toob nagu järgmise aasta 5 inimest investeerima ja päris kiiresti ma arvan, me saame Eesti nagu heasse kohta. Jama on selles, et sorry, te olete varsti kõik pankrotis, sest Eesti inimesel keskmiselt on 60% on 1-2 kuud raha. Kui sa oled tööst ilma, siis sa pankrotis. Kui sul tuleb pension, sul on väga keeruline olukord, et tahaks muuta seda. Ma arvan, et see on oluline. Ja mida varem sa seda tegema hakkad, seda parem. Et ma arvan, et kui Eesti suudaks viia inimeste enda investeerimistaseme selle koha peale, et me saaksime kõik ise hakkama ilma riigi toeta. Riik siis on abiks, aga riigi toeta, siis me oleksime väga unikaalne riik. Meil oleks nii palju rohkem või nii palju vähem stressi, rohkem finantskindlust, me saaksime palju ägedamad asjad teha.
suur tänu, mina tõmbaks siit omalt poolt otsad kokku, aga ma võtaks 1-2 küsimust kindlasti ka saalist, nii et käed püsti. Nii, ma näen ühte kätt seal taga. Et nii kaua, kui see mikrofon sinna jõuab, ma igaks juhuks küsin, kes teist on müünud paanika ajal niimoodi emotsioonidega? Julgeb keegi öelda? No näed, ikka julgeid on. Aitäh teile aususe eest. Teised lihtsalt ei julgenud öelda, on mul õigus, jah? Nii, mikrofon jõudis, jah? Ja, mina küsiks seda, et kui Äripäevast tulevad artiklid, kus soovitatakse konkreetseid oste või siis mingit listi 10 aktsiast, mida osta, et kas siis on näha trendi ka investeerimisplatvormidel? Jaa. Nad ei julgenud vist öelda, et nad iga kord ei loe neid artikleid. Või? Iga päev loete? Loeme, selles suhtes, et mida sa veel loed siis? Aga inimesed ostavad väga selgelt, aga nagu see on siuke 2 teraga nuga, et Äripäev kindlasti teab väga palju, mis ta teeb ja tõenäoliselt on nagu kvaliteetsem kui enamus maailma stuff, aga nagu mõelge ise ka. Ei pea alati ostma seda, mida Äripäev ütleb. Nii, kas meil on veel mõni küsimus? Oih, siin ees, võtame siit selle roosa pusaga tütarlapse. Kui teil oleks võimalik 20 000 järgmisel nädalal investeerida mõnda aktsiasse või valdkonda, siis kuhu te paneksite selle raha? Väga. Kas te kuulsite üldse? Järsku sa ütled veel üks kord, sest siia tõesti ei kosta praegu. Ma saan korrata, kui te ei kuulnud, et... Võid tõlkida. Te saaksite 20 000 investeerida järgmisel nädalal ükskõik kuhu valdkonda või aktsiasse, siis mis see oleks? Vastaks 100. Kui palju? 20 000. Mina jagaks selle ära võib-olla kuidagi niimoodi, et sellises maailma indeksisse umbes pool, siis 1/4 ikkagi krüptosse. Aga ma ei tahaks seda nagu korraga panna sinna. Tegelikult nagu meeldib ka seesama ostukulu hajutamine, ehk siis järjepidevalt investeerimine. Ehk siis ma tahaks seda mingi aja jooksul investeerida. Ja siis viimase osa eest võib-olla vaataks midagi nagu huvitavat, et ka mõnda raketti või midagi ägedat. Ma arvan, tehke endale oma elu lihtsamaks. Maailma aktsiad on kõige lahendatud. Ma olen väga nõus nendega, selles suhtes, et me üleeile launch'isime ka murdaktsiat ETF-idest, just saab nagu rahulikult nagu tiksutada, nagu me siin rääkisime, et tule teeme ära. Teeks nii, et reklaami jätaks teiseks korraks, aga ma näen sealt tumepunase pusaga tütarlaps. Võtame viimane küsimus seal. Seal keskel. Hoia kätt püsti, siis näeb. Tere! Aitäh põnevate mõtete eest. Minu küsimus on ajendatud eelviimasest mõttest. Millised on teie arvates 3 sammu, mida peaks riik tegema, et tõsta oma lihtelanike finantstarkust? Ma ei tea, ma võin alustada, et ma arvan, et riik juba tegelikult täna teeb päris palju ja kõige lihtsam on alustada just sellise finantstarkuse jagamisest, et käia koolides või kooli õppekava võib-olla võttagi selline nagu, ütleme, praktiline rahatarkus. Kuidas, ma ei tea, kuidas arveid maksta, kuidas laenu võtta, kuidas investeerida, et sellist nagu põhiküsimused saaks lahendatud. Ja ma arvan, et sellest oleks juba nagu päris palju, et kui see peale kasvav põlvkond juba nagu oskaks rahaga paremini käituda kui meie. Võib-olla lihtsalt kohustuslik aine gümnaasiumist, et rahatarkusse. Kuidas eelarve kokku panna, mis on liitintress ja kõik muud. Tahad sa midagi juurde öelda, Martin? See on nagu mõistlik, mis inimesed räägivad. Sa vist kindlasti pöörduks Maksuameti poole. Aga nagu, sorry, aga ma ei usu seda, et nagu riik peaks tulema ja päästma meid. Et ma arvan, et inimestel on oma kohustus ja tegelikult võime väga palju asju ära teha. Ja ma arvan, et see, et nagu me oleme siin koos, et kui me siit lähme edasi, siis see on palju võimekam ja kiirelt nagu efekt tegelikult. Ja nagu lõpuks, ma arvan, et lõpuks tuleb tagasi ikkagi selle juurde, et kuidas nagu lastega nagu teeb. Kui Eesti riik teeks üks asja,
et ta annaks igale lapsele 2000 eurot sünnis ja paneks selle Eesti 500-sse või World Indexisse või kuskile, siis kõik lapsed läheksid pensionile miljonärile, sest see compound'i 65 aasta peale miljonini, mis oleks vaadata päris äge asi teha, see ei ole väga suur summa. aga selle vinge mõttega suur tänu teile, mehed. aitäh. Aitäh.